ma arvan, ma kuidagi nii olengi. Just lihtsalt. Nii, tundub, et ta salvestab. Millal sa viimati käisid siin Baltas? Ilmselt eelmine aasta millalgi. Aga vist ainult ühe korra või kuidagi. Eeva Mägi ja Sten-Juhan Lillega ja nagu selle mookambaga. See mõnikord on see, et meil on nagu vahel, meil on siuke nagu punt tekkinud, kes seda moovärki kõike teeb. Eeva Mägi hakkas Sten-Juhan Lillega tegema nagu filme. Jupp aega tagasi tegid nagu lühikaid ja siis tegid nagu dokke. Ja siis nad tegid selle Moo mamma, mis sündis nii, et nad samamoodi ei saanud rahastust filmi jaoks, tahtsid eksperimentaalfilmi teha, aga nad olid juba Saaremaal mingi Airbnb nädalaks nagu võtnud mingi suure maja. Nii, oota, räägi edasi, ma vaatan korraks, kas töötab. Ja siis Eva Koldits ja Helena Lotman nüüd nagu olid seal pundis ja nad ütlesid, et lähme teeme ikkagi mingi filmi, et Ma tõmban natukene kaadrit lihtsalt suuremaks. Nad tahtsid teha libahunti vist, mida Eva mitu korda üritanud teha, alates on teisid selle peale F-ist. Ja siis nad nagu tegid selle filmi ja siis kuidagi tekkis see nagu Moo mamma. Ja siis me saimegi kokku seal plaan B-s, jõime veini, just kutsusin, ma tean Sten-Juhanit on väga ammu. Evat jätsin nagu vähem ja siis kutsus nagu, kuule, meil on see punt siin nagu, kes film on teinud ja värki, et Allan Nappelbergi tean ja siis Ulvi Tiiduga sain tuttavaks ja siis seal tuligi jutt, et kuule teeks filmi. Ja siis sündiski Moo papa selle laua tagant. Ja siis nüüd me tegime Moo Amoori veel ja nüüd tegime Moo Hundi. Et on tekkinud selline nagu punt, kus on nagu Juss, Eeva, mina, Allan, Ulvi, nagu kes seda Moo asja teevad. Aga see on see, et meil ei ole ei finantsiga midagi, et kuidagi nagu pusime kogu aeg. Aga Eeva on see, kes seda kõike nagu kuidagi välja mõtestab, kuidas seda teha. Ja siis me vahel saame kokku. Umbes, et arutame pole ammu näinud, istume maha, räägime, mis mõtted on, et kas teeks midagi. Siis jõudsite siia Balta baari? Ja siis vahel me lähme veini jooma kuhugi ja siis on pärast, kuule, lähme teeme mõne kokteili veel ja siis nagu satud siia. Okay. Kuidas sa ise nagu iseloomustad, palju sa oled üldse käinud siin, et kas sa oskad kuidagi iseloomustada seda baari? See on siuke garaažibaar, Kalamajas? Ma ei tea, see on selline nagu maailma lõpu kohvik ikkagi natukene. Ma ei tea, mulle tundub sest, et siia inimesed tulevad, siin igast inimesi kohtab, aga siia pigem tullakse nagu hilistel tundidel ja jäädakse pikaks nagu. Need, kes tahavad edasi tinutada või mida iganes, et nagu see on nagu selline koht pigem. Ja siin käib igast inimesi, näed inimesi, see on siuke nagu väga vaba vaim on siin alati. Et see on siuke nagu veits peidupaik, selline tunne on. Mulle tundub, et need, kes teavad seda kohta, paljud isegi ei tea seda kohta. Et need, kes teavad, need teavad ja sa teavad, et see on mingi siuke koht nagu, kus saadki olla pikalt. Vanasti võib-olla oli 3 lõvi, kus sa läksid nagu tinutama pikalt, aga nüüd see ka enam ei ole nii aktiivne, nüüd on Balta chill nagu. Ja ma ei tea, see on ju inimestel on vaja sellist kohta, ma arvan. Mis su enda suhe praegu baaride ja sellise ööeluga üldse on? Ei käi üldse tegelikult enam praegu. Et võib-olla mingi vahe oli nagu rohkem, oli nagu huvitav ja põnev näha nagu erinevaid keskkondi, aga praegu lihtsalt nagu kuskil baaris võib nagu kellega juttu rääkida, aga kuhugi mingi peo kohta minna on, seal on nagu kõik on kuidagi nii samasugune kogu aeg, et seal on nagu ei ole nii meeldiv võib-olla. Ma hakkan vist vanaks jääma lihtsalt. Mul on see kogemus. Seal baar Amsterdamis sa tundsid ennast väga kuidagi kodus. No baarid on ju, see mõnus atmosfäär oli seal. Selles mõttes, et baar Amsterdam, ma olen sellistes nagu baar Amsterdami tüüpi baarides nagu Brüsselis omajagu nagu aega veetnud inimestega. Ja seal ongi, et inimesed räägivad juttu, joovad veini ja nagu arutavad asju, et see ma ei tea, baar on ju väga põnev keskkond ikkagi. Sest et inimesed tulevad sinna lihtsalt tiksuma. Isiklikult ma alati eelistan, kui baari lähen, kui seda vahel juhtub, siis ma tavaliselt ikkagi istun leti taha. Minu arust see on nagu kõige põnevam, et sa istudki siin, sa vedad aega, sa oled siin aegruumis ja mulle tegelikult isiklikult väga meeldib baarides vahel ka olla, sest et sa näed inimesi, kuuled mingid jutte,
alati käib mingi playlist, kuuled mingit muusikat, mida sa pole varem kuulnud. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents. Vaba ruum ja aeg on nagu eesmärk. Et tegelikult seepärast ei olegi kedagi, et kuulge, lõpetage ära, meil on siin nagu kava, et meil on vaja laulda, et olge tasa, et me peame edasi minema, et me oleme valmis, et järsku peab midagi tegema teistmoodi või ütlema teistmoodi või sa tead, kus sa lähed, aga see nagu aegruum on ikkagi selle nagu tüki, selle ettevõtmise nagu põhiline asi või. Kuidas sa ise tunned ennast seal alguses? Noh, sa ei tea ju, kuidas läheb, kas keegi hakkab jõurama, seal meie etendusel oli üks mees läks WC-sse ja siis pildus mingi killu, eks ole, mis oli vist suhteliselt selline käskiv ja labane, et ja samal ajal seal oli ka sellised, ütleme, väärtushüüanguid vahele, et seal inimesed nagu, ma ei mäleta, korrigeerisid midagi ülevamaks mingeid sinu sõnastusi ka, et kuidas sa nagu tunned ennast sellises olukorras, kus kõik on nii nagu ebamäärane, et sa ei teagi ja eri registrid segi, eks ole? No enne on tegelikult nagu väga hirmus meil kõigil, või noh, minul ja Ailil kindlasti, et Aili on baaridaam siis. Jah, et nagu, sest me ei tea nii-öelda, mis ju täpselt tulema hakkab. Aga noh, kuidas öelda? No sa lihtsalt astud, otses mõttes astud lihtsalt lavale, hakkad pihta. Ega tegelikult, noh, ega ma ju tegelikult ise joon ka veini ka õhtu. Päris veini inimestega seal või nagu kaasa, sest et ma alguses mõtlen, kas peaks midagi muud seal vett või mingisugust huvitavat mahla jooma, mis on natukene veinikarva. Aga lõpuks ikkagi see on baar Amsterdam, kus me nagu oleme koos. Et nagu... Kas sa võtad krundi alla ka või sa hakkad laval jooma? Krunt alla ka, ma ju vist joon ühe klaasi enne, kui publik tuleb või noh, pool või nagu, et mul vähemalt on nagu sõõm on nagu ees, et sest et konverentsieel õõgastus oleks ees. No just, et ja sellepärast kujunes kuidagi see ka, et ma olen alguses ikkagi nagu baaris ja nii-öelda olen see Jõhvikas või mis selle nimi on, see, kes nii-öelda on baari abi. Et ma olengi nagu, see kujunes välja, et nii mõttekam teha, et ma samamoodi jagan jooke ja see on ka tore, et nagu, et keegi ei oska vist, ma ei tea, kui ma ei ole nii nagu tuntud nägu ilmselt või, aga ma olen seda koha näinud ka, et inimesed ei tea, et ma siis lavale lähen. Ja see on nagu tore, mulle see meeldib, et see on nagu, jah, ma jagan jooke, valget, punast, mis te soovite, kõik ise joob ka, teed e-sigareti seal ja siis järsku see poiss astub lavale ja siis nagu muutub kõik. Et see on nagu tore, et see nagu lihtsus nagu kandub. Noh, meil ongi see, et me valame jooke ju. Nii absurdne see ongi. Ja nii-öelda anname publikule iga kord ütleme enne ka, et jälle nad tulevad ise endale nagu. Et meil on see õhtu siin, kus me võtame vastu, et tegelikult nagu enne on hirmus, siis saad julgustust ja siis sa nii-öelda nagu hakkad seda asja nii-öelda monteerima sees poolt või. Aga oluline on ka see, et seal ei ole sellist nagu fa-fa asja. Et ei ole see, et nüüd hohoo, et bienvenue, et nagu kõik, et see ei ole selline nagu estraadi õhtu või selline koht, vaid et tegelikult see on lihtsalt, me teame, et me suudame pakkuda mingisugust ilusat muusikat. See on hästi sooritatud, ma arvan, et ei ole nagu viga, et see inimestele meeldib ka ja sealt me lähmegi, et meil on see ja meil on see koht, et see nagu sugestiivne nagu mõtestamine algab või sealt ja oluline nagu mitte sellest nagu, et see lihtsus ära ei kaoks, et ei tuleks nii-öelda teater
nii-öelda peale, on see meie siht ja kui see õnnestub, siis hakkad ujuma või nagu hoiad siis kinni sellest tundest. Siis hakkad ujuma ja siis saab, mis saab. Mõnekord, ükskord isegi inimesed läksid ära ja siis olid pileter oli öelnud seal ukse peal, kui välja läksid. See kostüüm oli nii jõudne. Sinu kostüüm? Ja sest plakati peal oli ilusam ülikond, mida siis nagu... Aga mis, sul oli T-särk seal ja mustad püksid? Just, ja vanad proovitossud ja... aga plakatipildid oli ju... Nad tulid Tallinki laevale, ma saan aru. Võib-olla, ma ei tea. Et nagu igast asju võib juhtida, siis sa lihtsalt nagu aktsepteerid seda ja no see ongi selle mõte, et ega kedagi kinni nagu ei hoia, et Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tal on nagu mingisugune, ma ei taha öelda, mingi üllas eesmärk või. Kuigi see on natukene nagu haakub ka, et isiklikult ma lihtsalt arvan, et mitte ei pea alati olema, aga teatril ja kunstil, etenduskunstil võib vahel olla nii-öelda nagu püüd nii-öelda midagi natukene puudutada või ära lahendada. Et muidu on meelelahutus, mis on ka hea ja kõik ei ole meelelahutus, on ka muid variante. Aga isiklikult nagu minu ettevõtmistel on nagu see punkt esimene, et okei, kas on nagu midagi õhus, mida võiks puudutada. Ja kui see on vastatud, siis lähedki tegema. Aga selle Bar Amsterdami puhul lihtsalt on, et kui on erinevaid variante, nüüd ikkagi ma olen ju näitleja ja ma olen teadlik sellest, mida ma teen. Ja ma olen teadlik ka sellest, kuidas ma võin mõjuda, sest et ma olen iseenda tööriist tegelikult ju. Nagu... Kuidas sa võid mõjuda? Räägi sellest. No ma tean, et ma võin mõjuda jõuliselt, hullult, ettarvamatult, impulsiivselt. Nagu ma tean neid enda kvaliteete nii-öelda, mis on mu inimesena minusugused nagu viisid või olekud või kuidas ma tegelikult võin temperamendilt olla. Ja neid erinevaid laade me saame ju ka kasutada, et tegelikult näitlen iseenda tööriist tegelikult. Ja ma olengi nagu asjades, mida ma olen teinud, nagu erinevaid nagu siis fassaade ja fronte ka kasutanud, erinevat näilisust. Aga ma arvan, et inimesed on väga erinevad ja eripalgilised ja komplekssed ja mitmetes toonides, värvides ja nägudega, et siis Bar Amsterdami puhul on taotlus ongi see lihtsus, nagu milles nagu olla. Et see ei oleks labane, et see ei oleks suvaline, aga et oleks nagu lihtne siin praegu. On selle nagu aegruumi host siis. Et mitte kedagi nagu ära uputada mingisugustesse miraažidesse, vaid et me oleme siin, nii lihtne see ongi, me oleme siin, vein on odav ja sellised mõtted on lihtsalt. Nimetasid omadussõnu, mis tegelikult vist ka Jacques Brelliga, keda sa vähemalt kuidagi kehastad või kelle saadikuna, keda sa kanaldad seal baari õhtul, et need kuidagi seostuvad temaga ka, see impulsiivsus ja võib-olla hirmutavus ja nii edasi. Mis su enda suhe Brelliga on ja kuidas Brell Jarmo Rehast erineb? Iseloomusta teda? Suur laulja ju. Näitleja ka, aga ma ei tea,
Prell oli nagu rahulolematu hing, ma ütleks. Sest et ta noorena töötas oma isa papivabrikus ja see viskas tal nii-öelda nagu, see oli Belgias, ma ei tea, kus see täpselt oli, kas see oli Brüssel või mitte. Tootsid pappi? Jah. Siis nagu seda päris jah, mitte raha, pruuni pappi. Just. Ja see nagu, sellest sai tal Villand ja siis ta läks Pariisi ja hakkas lihtsalt ise lugusid kirjutama. Ja sealt ta nii-öelda nagu alustas ja sai nii-öelda püünele või. Aga ta oli nagu, milleks ta oli nagu veetlev ja miks ta võib-olla on mulle nagu jäänud silma. No muidugi silma ei ta kunagi selle sama ühe video pärast, mis oli see Nõmme Kitepa, mis on ilmselt paljudele väga tuttav. See, kus ta nii-öelda on otsa on fast mustvalge ja higi ja pisarad voolavad. Siuke ideaalne teisme ängi lugu ka. No just selline, et nagu ülikonnas mees ja nagu väga nagu võimas ja nagu siuke hülgamishirmu hümn, midagi sellist. No just, et see nagu jäi ka silma ja siis ta on kuidagi nagu kaasas loksunud juba 10 aastat või rohkem. See vist oli kuskil lavaka ajal, kui ma avastasin, siis ma ise olen avastanud väga palju asju väga hilja, et ma tegelikult ei ole nagu see teater ja kõik selline kunstiloomingu maailma minu jaoks tulnud alles nagu gümnaasiumi ajal tegelikult. Aga noh, see kuidagi hinge see, et kuidas ta tegelikult just oli väga ekspressiivne, väga hingestatud, väga kohal, väga autentne. Ta on ka nagu rollis mõneti või? Ta on rollist ise, on ka seda öelnud, et ta, kuidas öelda, no selle sama loo puhul, ta oli väga tark laulukirjutaja. Ta isegi ütles, et ta on nagu mõnda lugu kirjutanud pool aastat, saaks kiiremini, aga nagu otsib just õigeid sõnu. Ja kui Prelli kuulata prantsuse keeles, et siis ta ongi, iga sõna on nii filigraanselt, et kuidas hääldusid asjad ja kõik nagu väiksed detailid on nagu kuidagi läbimõeldud. Aga ta selle Nõmme Kitepa ära jäta mind loo kohta, siis ütles ka seda, et kõik arvas, et see on selline tohutu nagu ära jäta meid, mees palub, selline kuidagi hingestatud, kui nagu elu on, maailm ja kõik. No ikka suht nagu ka ennast madaldav, et ma võin olla su koer, et peaasi, et sa mind maha ei jäta. No just, aga ta ise ütles selle loo kohta, et ta tahtis siis näidata, kui hale on mees. See on selle loo mõte tema jaoks. Ja tegelikult nagu ongi, mida sa ulud, mida sa anud on ja. Mu töö ja mina ja mu ema ja Andres Oopel Astra sõitsime Lõuna-Eestisse. Jalutasime seal kruusateede peal ja vahel. Ja siis ükskord ma väsisin ära. Ja siis Andres võttis mu kukile, tõstis mu üles ja nii me kõndisime edasi tühjusesse. Lõuna-Eesti tolmhammaste vahel. Ja siis ma tundsin esimest korda elus, et ma ei ole sitt. Karje, nagu, et iga kord oligi nii ekspressiivne ja teatraalne sellepärast ka, et põleb täiega kui... Ja sellepärast ta nagu mind kõnetas ka, et ise nagu üritan või nagu soovinud kohati sama asja teha. Noh, Prelli ettevõttes ei olnud ka see, et teeks nüüd ilusad lood, on ju. Et hakkaks nüüd nagu laulma hästi ilusasti, vaid et Prell oli ikkagi eluline ja ka kohati pooltoonid mööda või veerandtoonid, et see nagu... See oligi nagu võlu, et miks ta nagu mõjus nagu elus inimene. Või nagu, et miks need sõnad saavad esile tulla või olla need, mis loevad rohkem kui see viis. Noh, see on see pool, mis ma olen Brüsselis saanud ka, kui ma olen seal lavastaja Armel Russelliga teinud, et ta nagu põhikommentaar on ka, et ta teab, et ma olen väga nagu matemaatiline ja nagu tempos näitleja, et ma oskan väga hästi vormi ja kõike nagu luua.
aga ta saab aru, et kui me oleme emotsioonid, siis ta ütleb, et Jarmo, väga tore, aga selline teater mind ei huvita. Palju sa Brüsselis, ma saan aru, see on natuke su teine kodu praegu Jah. loominguliselt, et palju sa seal etendusi annad ja kuidas Brüsseli publik on? On ta erinev kuidagi kui Tallinna oma või Eesti oma? Ma olen seal käinud nüüd 6 aastat, 7 isegi. 3 lavastust teinud, aga need on alati nii-öelda nagu meie mõistes siin nagu projektiteatri vormis, et sul on nagu perioodid, kus sa käid. Ja siis ma käingi prooviperioodides või nii ja hetkel see aasta ei ole midagi, tulemas, et järgmine aasta vist uus projekt ja siis võib-olla mängida seda, mis me nüüd just tegime. Me tegime Raymond Carveri, keda nimetatakse siis USA Tšehhoviks, kes kirjutab novelle. Et võtsime tema lühijutud ja tegime 12 lühivormi, kus siis publik terve teatrimaja peal näeb 12 asja, 2 grupis näeb ainult poolt ja siis terve õhtu meil bingo ja mingid siuksed asjad. Et see on mu teine loominguline kodu küll, et isegi teine kodu natukene. Aga et noh, seal ma käingi projekti korras. Aga publik, kuidas erineb Eesti ja Belgia oma? Ma ütleks, et see on vahe on tegelikult tohutu. Kui seal on nagu normaalne lahkuda, Hidelistoomme vist kirjutas ka mingi aeg tagasi, et väga tore, et inimesed hakkavad nagu vaikselt nagu ära minema, kui ei meeldi näiteks. Et nagu sellist asja sa kohtad seal, mis minu arust on ju väga teretulnud. Et kui sage see on? No ikkagi juhtub. Igal etendusel peab keegi ära minna, kui pole just selline väga mõnus, lihtne asi, aga ikkagi inimesi nagu läheb ära. Eriti kui see on just selline eksperimentaalsem asi või nii, et see pole nii lihtne, kuigi noh, klassika ei ole seal ka klassika, et suurteatrid teevad ka ikkagi nagu avangardi kõik. Nagu igast erinevat asju on seal mõtteid, aga seal on ka raha ja võimekust natukene rohkem suurtel teatritel kui meil siin, mis on, noh, nii on. Aga publik on seal aktiivsem kohati, aga ma näen seda muutust, mis siin hakkab ka nagu see tulema, mis on nagu väga teretulnud, et kui istu, siis palun võite lahkuda päriselt või nagu, kui te ei näe siin midagi, mis teile kuidagi juurde midagi annab või... Palju seal Amsterdami baarist on inimesi lahkunud? Mõned üksikud või nagu on üks etendust läks mingi... Meie etendusel läks ka vist üks baar minema lihtsalt, aga noh, see oli ikkagi kaduväike osa publikust. Aga tavaliselt nii ongi olnud, aga enamus kordadel ikkagi ei lähe. Aga on olnud õhtud, kus lähevad. Ja minu arust see on väga positiivne. Sa ei võta seda isiklikult? No inimlikul tasandil mingi ebakindlus ikka. Ei, absoluutselt mitte. Mul on pigem hea meel või nagu, sest et ega nagu ma ise seal olla ei taha ja keegi teine ka ei taha, siis mul on hea meel või no selles suhtes, et nagu mingi validatsioonipinge ikka ju tekib. Ei ole. Ei ole? Mul ei ole seda. No on olnud seda ja neid küsimusi, aga eks on ju nagu palju hekseldatud ja kogetud ja mõeldud ja tunnetatud või loodetud ja usutud ja põrutud ja saadud petta ja tundnud pettumust ja kõik asjad on nagu, noh, elus on juba juhtunud oma jagu, mille põhjal on nagu, mina vähemalt olen punktis, kus noh, see on aegruum, mida me loome koos, kus me oleme koos. Jah, mul on vastutud see õhtut nii-öelda vedada, vahet ei ole, mis see õht on või mida loodud on või tehtud on või kas või hümn Tartus, mis eelmise aasta alguses tegin Aarepilvega, et nagu see on ju ettepanek tegelikult. Kas sa praegu oled aus? Jaa, sest et mul ei ole, mul on see, et ma väga võtan filtrid maha väga paljuski lihtsalt, et mul ei ole vaja, ma ei tunne, et ma peaksin kaitsma enda mingisugust. Palju see näitlejal üldse nagu võimalik on? Võhikuna küsin, et kui on asjatundmatu küsimus, siis jäta vastamata lihtsalt. Aga noh, et sulle ju kogu aeg treenitakse sisse, eks ole, mingid registrid, mida sa siis pead nagu esitama, eks ole, et noh, et sa võtad seal konferentsieena, eks ole, võtad oma hääle mõjususe kasutusele ja siis noh, üritad vaatad, kuidas su nagu keha seal ruumis on ja kuulad iseenda keha ja üritad nii-öelda jõuda mingisse punkti, et sellist nagu hästi palju nagu häälestamist publiku ees
vaatajate ees toimub ja selleks nagu õpitakse, et kui palju sa suudad, noh, ma ei tea, siia intervjuussegi, et palju sa tood seda nagu päris Jarmot ja palju seal on noh, seda nii-öelda etendajat, kes annab noh, oma lavastuse kohta intervjuud, et kuidas sa ise hindad, on see üldse nagu võimalik ma arvan, et on. nii hea nagu noh, nii heade eeldustega loomulikult, aga ka koolitatud inimesel, näitlejal saavutada mingi loomulikkus etendusolukorras, et ükskõik, kas on intervjuu või lavastus. Ma arvan, et see on võimalik, sest mul isiklikult on see alati ka püüd. Nii-öelda see, mis me nagu õpime koolis või asja, mis sa ette võtad teha või milles sa sukeldud või nagu kõik projektid, mis sa teed, on see film või mingi lugemine või laulmine või et see kõik on ju kogemus ja õpidki igast tehnikaid või keha tunnetama või tajuma või mõtlema või ja ma arvan, mina arvan, et kõik seda on vaja selle jaoks teha, et need ära unustada või et see oleks automaatne. Ja mul isiklikult ongi see, et ja ka siin praegu tegelikult noh, ma ei mõtle selle peale, kuidas või mis siis või kuidas või et ma olen siin, ma tunnen huvi, ma olen avatud ja seda ma praktiseerin ka laval. Muidugi mul on ka oskus nii-öelda võtta nii-öelda nagu mingisuguseid vorme ja viise ja nagu maske, eks ole. No näiteks Dividet Imperaku, kui tegime, siis seal tundus mingisugune see oli see jutluse vormis etendus, jah? Just, et nagu seal tundus ka, et võib-olla okei, mingi kuri ja mingi, jah, need on kõik nagu registrid, mida ma tean kasutada, kuidas nagu olla, domineerida ruumi või kuidas olla või kuidas teksti kasutada jõuliselt või et need on need kohad, kus tegelikult ma ei ole päris. Et just, et sest et need on noh, koolitatud näitlejal või kogenud näitlejal ikkagi on nagu oskus mängida ka, aga ma arvan, et põnevam on see ja siin on muidugi küsimus ka, et mis asi on ausus ja mille suhtes saab aus olla. Noh, näiteks mäletan, sa kunagi käisid vaatamas seda Elagu ülemus põletab rinda ja seal sa vist, ma ei mäleta, mis sa kirjutasid täpselt, aga seal oli see, et seda ausust nagu põhimõtteliselt ei usu või et see tundus nagu rabe või mitte nagu päris, kui sa mäletad. Millest ma saan sellest see oli su avalavastus? Ei olnud, see oli mu esimene lavastus, mis ma tegin Brüsselis. Okei, ja see oli esimene koostöölavastus. Just, täpselt, jah. Ja ma olen selle kommentaari mõtetega seal täiesti nõus, sest et Eestis oli väga raske seda teha, et õnneks meil oli aega seda Brüsselis nagu täpsemaks saada ja seal nagu mõjus teistmoodi. Või nagu mitte teistmoodi, vaid oligi ilmselt kultuuriruumi erinevus, aga seal on alati küsimus. Aususe puhul on seda, et mille puhul sa saad olla nagu aus ja mingid ausused ei tundu nagu päris. Ja mingid asjad, mida me ei aktsepteeri ka nii-öelda vaatajana tegelikult. Et keegi võib valt võtta oma tibupoja ja öelda, et see on minu viimane vara ja võib ka olla päris, aga siis võib olla seda, miks see huvitab mind.
kui sa ise võtad oma sellisest loomedest ühe mingisuguse projekti või lavastuse projekt on nii kole sõna, mis see oleks, et mis sind on, kus sa ise oled kõige rohkem päris olnud või mis sind on nagu kõige rohkem puudutanud või kuhu sa oled võib-olla ka emotsionaalselt ebaadekvaatselt kinni jäänud, et mis see kõige nagu olulisem asi su jaoks on? Ma arvan, et Baar Amsterdam on see, kus on võimalik kõige rohkem aus olla, kõige rohkem otsa olla, sest et see on nii lihtne nagu. Ja sa olid väga vahetu ja võluv ja veenev. Ja see, aga see nagu lavastuse mitte idee, vaid kuidagi see, mis kujunes siis ühisloomes nagu, mida kõik panustasid, mis siis nagu lõpuks kokku tuli, et sellised keskkond võimaldab olla või nagu isegi peabki olema nagu vahetu ja aus, et selles suhtes seal on olla kõige rohkem nagu päris või nagu kõige rohkem kohal isiklikult olla, on olnud olla huvitav. Aga kui nagu mõelda lavastuste peale üldse, siis ma arvan, et isiklikult ikkagi Divide et Impera on see, mis on olnud kõige paeluvam. Miks? Sest et ta on ka kuidagi intellektuaalselt nagu nõudlikum. Et kui mingi asi põleb, siis flogiston vabaneb sellest ainest ja selle teooria järgi ka tegelikult roostetamise käigus flogiston vabanes, nii et sellest mateeriast, et põhimõtteliselt see on selle tänapäeva oksidatsiooniteooria kauge eelkäija. No ühesõnaga rooste ja tuhk on sellised asjad, mis ei põle. Rooste ei roosteta, tuhk ei põle, nad on flogistoni vabad. Kui nüüd rääkida mütoloogiast, siis hästi levinud on see motiiv, et tuli on inimeste jaoks varastatud jumalatelt või kõrgematelt olenditelt. Et me kõik ilmselt teame seda Prometheuse müüti, et kuidas Prometheus varastas jumalatelt tule, kinkis selle inimestele, jumalad vihastasid selle peale, vaheldasid. Ja see on viimane hoiatus või viimane meeldetuletus. Ilve ja sinu koosloome, et räägi seda lahti natukene. No ma olen just arutanud, et kuna Divide et Imperaga me võtsime ka nagu aega ja saime aega ka, sest et me tahtsime teha alguses ja siis jätsime ära ja siis tuli hiljem, et me tegelikult tegime nagu 2 ringi selle tükiga. Aga vabandust, Aare Pilv on nagu, ma ütleksin nagu partner täiesti. Et minu roll või ma tulen mingi ideega, kui on mingi selline punkt, mida kohtad või avastad, et tahaks kuidagi sellest aru saada või mõista või näppida midagi. Ja siis Aare tegelikult on esimene, kellele ma nagu helistan. Ja siis arutame ja mõtleme, et kas on aega viitsimist nagu teha. Et Aare lihtsalt on tohutult intelligentne ja nagu silmad lahti inimene. Või tore. Aga mis järgmisena plaanis? Teatri osa pealt hetkel ei tea. Ma võtan selles osas nagu rahulikult, et see aasta teatri mõttes vist ei tee midagi. Ma arvan, nii saab olema. Aga filme nüüd on miski, mida nagu on kuidagi hakanud tulema teele. Nüüd ilmselt järgmine asi, mida saab näha, on see aasta ilmselt Mu Amour, mis tuleb välja. Kas siis kuskil mujal ja siis jõuab Eestisse või tuleb Eestis või nagu ikka filmidega otsitakse festivali asju, et see on see loterii ja bingo, mida tehakse. Nii et ilmselt mind näeb ekraanil järgmisena. Just jah. Et võib-olla lavastab järgmine aasta midagi uuesti, aga seda veel ei tea. Et ei oska midagi konkreetselt öelda. Kas korvpalli mängida? Kunagi ikka sai sopsu visatud küll, jah.
Mis sa arvad, lõpetaks selle intervjuu 5 miinusega? Kõrval saalis on Eesti kõige tihemini möbleeritud korvpalliplats. Lähme teeme saate lõpus midagi sportlikku. Võime teha. Perse ja igasugused baarid ja joomine. Lähme teeme sporti. Aitäh sulle usalduse eest. Ma tänan.